mis on selle mehe loos viltu? Ta ei varastanud, ta ei petnud kedagi ja ometi nimetab Jeesus teda meeletuks. Milles on asi? Rikka mehe meeletus ei seisnud tema edukuses, vaid tema hoiakus. Ta arvas, et ta elu kuulub talle. Ta rääkis vaid iseendast. Minu vili, minu aidad, minu hing, minu tulevik. Ta ei mõelnud Jumalale. Ta ei näinud teisi inimesi. Ta ei küsinud kordagi, kuidas võiksin ma oma õnnistust jagada? Kuidas võiks mu tööst olla kasu kellelegi teisele? Ta oli kindlustanud oma keha, aga mitte oma hinge. Tema aidad olid täis, aga tema süda oli tühi. Siis ütleb Jumal talle, sina alp, sel ööl nõutakse sinult su hing. Need sõnad on karmid, aga tõelised. Meile antud elu ei ole tegelikult meie käes. Kõik, mis meil on, aeg, tervis, anded, vara, see kõik on tegelikult kingitus Jumalalt. Aga mida tähendab olla rikas Jumalas? See tähendab osadust Jumalaga ja sõltumist Jumalast. See ei tähenda vaesust ega loobumist kõigest maisest. Ei, mitte seda. See tähendab, et me näeme kõiges kingitust, mitte omandit. Jumal ei küsi, kui sa kord siit lahkud, kui suur oli su pangaarve, vaid küsib, kui avatud oli su süda. Ta ei küsi, kui palju sa kogusid, vaid kui palju sa jagasid. Kord tuleb päev, mil ka meilt nõutakse meie hing. Siis ei loe, kui palju meil oli, vaid see, kui palju meis oli. Meie elu ei kuulu meile endile. See on Jumala kingitus, mida jagada. Üks mees palvetas kord, Jumal, ma tahan, et mu elu kuuluks ainult mulle. Aga aastate pärast ta mõistis, et kõige suurem rahu tuli siis, kui ta ütles, Issand, kasuta mind nii, kuidas sina tahad. Siis avanes tema elu. Mitte kui tema enda oma, vaid kui Jumala kingitus, mida jagada teistele. Ja ma palvetan. Issand Jumal, sina oled andnud meile elu ja kõik, mis meil on. Anna meile tarkust mõista, et meie aeg ja varandus kuuluvad sulle. Hoia meid ahnuse ja isekuse eest, et me oskaksime sind usaldada, sind tänada ja ligimesega jagada. Õpeta meid olema rikas sinu armus, et meie elu tooks vilja, mis jääb igavesti. Aamen.